Tere tulemast kuulama ja vaatama Papsid.ee podcasti järjekordset episoodi. Mina olen Kristo Tuurman. Mina olen Illimar Pilt. Ja meil on hea meel, et sa jälle meiega oled siia tulnud ja soovid vanemluse teemadel, suhetest ja erinevatest läbikolistatud ämbritest rohkem õppida ja enda ellu ka midagi kindlasti kaasa rakendada. Ja kindlasti panemi sellele podcastile ka seda jälgi, subscribe, seda telli nuppu vajuta Spotify's, YouTube'is või kus iganes sa seda kuulad, sest see aitab meie podcastil rohkem levida ja seda endiselt sinuni täiesti tasuda tuua, nii et palun võtta see väike samm ja tee seda meie heaks. Ja meie podcastil, et me saame seda siin teile veel tuua, on oma toetavõla alla pannud ka muutus.ee. Peep Vain korraldab Kaja Kultuurikeskuses selliseid ägedaid mõtterännakuid, kus meil võib öelda, et saad oma mõtted lõpuni selgeks mõelda, et on väga ägeda koha peal loodud muusikasaatel siuksed meditatsioonid, et ütleks isegi siuke nagu esimesed sammud et astuda, et enda sisemaailmaga natukene rohkem tegeleda ja natuke rohkem paremat kontakti saada. Üldse aru endast rohkem paremini saada. Nii et me kindlasti väga soovitame vaata muutus.ee ja võtta üks mõtterännak endale ette. Ja loomulikult, kui seal interneti avarustas juba ringi vaatad, siis kindlasti vaata ka Papsid.ee lehte, et meil siin november, meestekuu, isadepäev just olnud, et meil on novembri küll erinevad sündmused, esinemised erinevates ettevõtetes on suhteliselt juba täis, aga kindlasti paku enda ettevõttele, enda töötajatele või see endale üks mõnus koolitus, inspireeriv koolitus, kutsu meid endale külla või vaata meie lehelt erinevaid koolitusi, mis me teeme siis nii emadele, nii isadele, töötoad, laagrid, nii et kindlasti hoia meie tegemistel silm peal. Aga nüüd lähme tänaste saatekülaliste juurde ja täna meestekuu raames just isadepäev siin selja taga. Meil on esmakordselt stuudios kaks isa. Meil on kaks isa, nii et kokku oleme täna neljakesi siin stuudios 4 meest ja meil on külas ettevõtjad ja veel väga ägedad ettevõtjad, väga äge paar kaksikute isad Mart ja Taivo. Tere tulemast, Mart Aaber ja Taivo Viller. Tervist! Väga lahe, et te meile siin olite nõus siia saatesse tulema. Et esmakordselt siis kaks isa meil täna siin stuudios, väga lahe. Meil on meie podcasti formaat on natuke selline, et me alati alustame algusest, enamasti, et kust teie tulete ja kus see teie lapsepõlv möödus ja milline lapsepõlv oli, kellega üles kasvasite, siuksed eredamad mälestused. Mart, äkki sinust? Mina olen Tallinnas sündinud, esimest põlve tallinlane, ema oli Raplast, isa Vändrast, kasvatas mind põhiliselt ema. Ja vanemad läksid lahku? Nad ei elanudki koos. Ütleme, et mul on väga palju poolõdesid, poolvendi. Okei. Et oli väga, väga viljakas isa, et nii Eestis kui ka Moskvas. Okei. Aga õnnelik lapsepõlv, küll siis Nõukogude Eestis ja siis juba vabas Eestis. Okei. Mingid eredamaid mälestusi ka, mis tulevad lapsepõlvest meelde, mis ütleme need rõõmu pakkusid või mingi, ma ei tea, reis emaga midagi? No selles suhtes me elasime kohe Hiiu metsade kõrval, nii et kindlasti selline suusatamine metsas ja rattasõit ja kõik see olid selline... Sport käis juurde? Jah, mis käis sinna juurde. Okei. Kas on midagi sellist ka, mis sa nagu näiteks, et ongi, et mis sa saad ema kasvatuse kohta välja tuua, kuidas tema sind kasvatas või mis ta sulle ellu kaasa andis, mida sa ise oled nüüd lapsevanemana ka, et ise kindlasti edasi proovid anda või siuke, et mis sinus on, mis ta sulle kaasa andis? Eks me paratamatult olemegi ju osad oma vanematest DNA-ga ja mida vanemaks saame, seda rohkem saame aru, et kui sarnased me oleme. Aga ma arvan, et selline armastus ja hoolimine olid need märksõnad kindlasti. Kas sulle emal kaaslast ei tekkinud? Ei tekkinud. Ema, ta sai mind suhteliselt tol hetkel suhteliselt hilja, et oli 38, kohe 39 saama. Selle aja kohta väga hilja? Mis selle aja kohta päris hilja, et siis fookus läkski Aga sulle endal lastel tekib mingi teatud vanuses hakkavad küsimused, et oot, aga miks teistel on isad ja... Ei, selles suhtes, et ega mul isa oli olemas, et ta ikkagi... Aga pühapäev isa külas käis külas?
jah, ja oli mingid hetked seal meie juures, aga siis ta tegelikult juba suri vahetult enne seda, kui ma läksin kooli, et ma olin 6-aastane. Okei, see oli varakult juba. Okay. Aga mis tunde või jälje see sulle endale jättis, et kas tundsid puudust isast või? Ausalt öeldes ei olnud. Ta polnud 6 aastat pillis olnud, eks? Ta ei olnudki nagu nii, et ta oligi nagu vahetevahel olemas ja harva, et ta oli olemas küll kuskil, aga ütleme, et nagu ei osanud nagu puudust tunda, aga mul oli väga tore vanaisa selle eest. Ka sai kaarte mängida ja kõiki asju teha, et selles suhtes kindlasti neid meesrolle oli teisi olema. Et isa figuur ikkagi tuli sealt. Kindlasti. Okay. Taivo, kuidas sul? Mina olen üles kasvanud Viimsis, mis ei ole üldse see Viimsi, mis ta on täna. Ja siis nagu vanaema, vanaisa maja oli siis isa ehitatud maja kõrval. See oli ainukene maja seal, ümberringi oli põhimõtteliselt metsad ja karjamaad, kus on praegu maja kõrval. Et see on ikkagi selle mingi 40 aastaga, 50 aastaga nii palju muutunud, et ta on ikkagi nagu Viimsi on praktiliselt linnaks saanud, et ma põhimõtteliselt ikkagi kasvasin üles nagu metsas, nagu looduses. Kedagi ümberringi ei olnud. Lähemat naabrimaja meilt ka näha ei olnud. Oli võib-olla mingi 200 meetri kaugusel kuskil metsatuka taga. Kusjuures see ei olnud mingi Viimsi taganurk, see on praeguse Viimsi vallamaja kõrval praktiliselt. Peaaegu, et nagu vallamaja on meil. See on nagu mul samamoodi Kakumäel, et mul on, mina läksin Tallinna piiridest välja, ma käisin Arku vallas, käisin Vanamäel maal külas, lehmad, asjad, värgid, särgid. Ja siis nagu mõtled nagu praegu, nagu, et kus need heinamad siia mahtusid, eks ju? Teil ka siis loomad? Jah, vanaemal olid ka, kui mina olin päris väike, siis oli vist ka paar lehma, aga mina enda lapsepõlvest mäletan, et meil seal ikka olid kogu aeg olid jänesed, siga oli, hani oli ja siis olid kanad loomulikult ja selles mõttes ikkagi nagu selline maamajapidamine loomadega. Väga ilus. Ja mis seal siis ümberringi oli, ega me seal midagi sporti ei teinud, aga me lihtsalt jalgratastega sõidad ikka hommikust õhtuni ringi, talvel mängid hokit ja seal kuskil kõrval tiigi peal. Mingid lapsi ikka oli sul ikkagi? Ja naabri lapsi oli ja nad ei olnud otseselt kõrval nüüd, nad olid sellised nagu siis ütleme mõnesaja meetri raadiuses mõned majad, mis olid seal juba hajali. Siis hakkasid nagu järjest tulema küll. Kuidas sul vanematega suhted ja olid mõlemad vanemad koos lahus? Jah, ema, isa olid ilusti õnnelikult koos, nüüd ema suri kuskil, mis ta suri 6 aastat tagasi, aga isa on siiamaani elab, et ilusti elasid õnnelikult lõpuni. Vanaemad, vanaisad suhteliselt samamoodi, kuidagi ütleme, et need peresuhted olid sellised kuidagi nagu hästi ühtehoidvad ja soojad, et nad olid olemas. Et sa oled seal hea vundamendi saanud? Ja kooli ajal ka oli nii, et kui suved olime ikkagi kõik vanaisa juures maal, kui kool lõppes, siis võib-olla olime mingi nädalakese, olime linnas, siis läksime vanaisa, vanaema juurde maale ja olime seal praktiliselt terve suve. Sama. Ja seal mõned sõbrad tulid ka veel kaasa, et olime seal nädalate kaupa. Vahest vist siis, kui oli vaja koolivormi osta, siis tulime juba sinna lauluväljaku all, müüdi neid kooli asju koolilaadale. Siis tuli tulla nädal aega enne kooli algust tuli tulla linna, aga põhimõtteliselt ikkagi peaaegu, et terve suve olime seal maal. Looduse keskel, maa keskel, et see on siin kas te teate see Valgehobusemäe suusakeskus? Ikka. Muidugi. See on minu vanaisa talu. Päriselt või? Jah, nad müüsid selle ära, siis kui vanaisa suri ära, vanaema tuli linna laste juurde ja nad müüsid ära. Terve see nagu, vaata, see on selline nagu metsa keskel selline seal auk. Need künkad, mäed, värgid, väiksed järved. Tornist lasime neid, tegime neid langevarju, lasime sealt tornist ja lennukeid, vaatasime, kell lennuk kaugemale läheb. See oli väga äge. Seal on nagu karjääris sai ujuda. Karjäär oli ka juba siis, ägede karjäär. See on ülikõva karjäär. Seal saab ujuda ja... Seal vesi läbi kiiresti soojaks ja jumala mõnus on seal. Mul on suvil ka seal samas lähedal, et see on meil väga tuttav kant. Üliäge. Aga lähme edasi, kuidas, ma saan aru, et te olete ikkagi suhteliselt noorelt kohtusite teie, et kus teie kohtusite, kus teie see armastus lõkkele lõi? Jah, mina tulin Soomest koolist, õppisin seal lilleseadet paar aastat ja siis
Helle Püss, kes õpetas ka sellel ajal siis nagu Eestis lilleseadet, siis ta kutsus enda kooli mind õpetama, mis oli siis õpetajate majas Raekoja platsis. Ja siis... Ja Helle oli meie perekonna tuttav. Ja nemad olid perekonna tuttavad. Nagu ja seal nagu kohtusime. Nii et sa ütleme praegu ka ettevõtle mõttest, et Shishit, eks ju, mis on Eesti üks ikkagi väga eksport on vist eks ju põhiline üldse, et ikkagi üle maailma. Pariisid, USA-d, Aasia vist ka, eks ju. Mis teil suuremad objektid üldse on seal? Ei, me ise objekte niivõrd ei tee, aga me nagu müüme edasi suurtele kaubamajadele ja parimatele lillepoodidele ja sisustussalongidele. Et käime Pariisi messil, oleme 2 korda aastas väljas, meil on selline 340 ruutu on see boks ja siis korra Frankfurdis Christmas Royal Deal. Lisaks on siis meil USA-s on ka permanent showroom seal Atlantas. Okei. See, aga eestlased on ka kindlasti, kes vähegi jõuluasjadega ja jõulud, kellele vähegi korda lähevad, ma arvan, need kõik Shishit teavad, et siin oli üldse küsimus, et kus eestlased, meil on ka siuke, jõulud on varsti tulemas, 1,5 kuud veel siuke jäänud, et kus või veel vähem, et kus eestlased teie kohta nagu teada saavad paremini? No kõige paremini kindlasti meie imeilusast Shishi majast Noblessneris, aga sel aastal on meil ka üllatusena see varuks, et tuleme pop-upina välja Lõunakeskusesse, lisaks siis Viru keskusele ja Raekoja platsi jõuluturule. Okay. Et sellel aastal oleme ka Lõuna-Eestis olemas paar põhilist jõulukuud. No, jõuluturg on meile ka väga südamelähedane, et see loodusväegadel see ka jõuluturul kõvasti klõgi müüdud, et siis Shishi ka väga hästi ka seal jõuluturul küll. Lendad kohe businessi peal. Ma tahan kohe edasi, väike, siis ta ütles lilleseate ja siis mul oli see, et siis ma sain aru, et okei, et sealt siis on ka alge Shishiks tegelikult. Et siis ega see muidu oleks nagu, et kus sa tuled selle peale, et sa hakkad üldse nagu ehtida siukest nagu kujudust nagu tegema, et sealt ikkagi tuli alge. Meie Norra partner on tegelikult ka nagu, mina olen siis nagu õppinud nagu floristiks lilleseadjaks ja meie Norra partner, kes on siis ka üks selline põhijõududest meil igapäevaselt, et tema on ka nagu lilleseade taustaga, et sealt on see nagu alge tulnud. Te kohtusite, ütleme läbi siis lilleseade, kohtusite läbi lillede. Läbi lillede. Just. Läbi lillede. Aga oota, millal see siis oli? Ja mis aasta see võis olla? Kui kaua? Me saime tuttavaks 11 aasta oli 92. Wow. 32 aastat või? Päriselt? Jah. 32 aastat. 33. Te olete koos siis olnud 33 aastat või mitte päris koos 33, aga me teame 11-33. Ja 33 aastat tagasi nagu tutvusime. Tutvusite, aga ei olnud kohe see pilgud ja nooled, tormid üles ja väärid Läänemere lainel teid üle. Peaaegu. Natukene, aga veidi võttis aega. Et aru saada see. Et see rahureks maas asi. 33 aastat, see on ikka, ma arvan, et isegi meil stuudios vist, kas on olnud, praegu hetkel ei tule. Ei ole. Jah. Ma võin kindlalt öelda, et ei ole vist ei ole nii pikka isegi kooselu meil siin stuudios praegu läbi. Võib-olla eksime, aga igastahes top 3 on kindlasti, aga arvatavasti top 1 ka. No selle aja sisse mahub nii tõuse kui mõõnasid, eks ju? No kindlasti. Me vahepeal lahku ka kolinud pooleks aastaks. Mis seda põhjustas või miks? Ei tea, lihtsalt ju siis oli vaja endast selgusele jõuda. See oli alguse pool rohkem? Ei, see oli kuskil selline, ma ei tea. See oli siis minu ema suri. See oli vist mingi kuskil 10-12 aasta järel kuskil keskel. Et oli palju. Liiga palju. Keskmise kriisi nii-öelda ka selle nagu läbi. Sest tavaliselt need kriisid käivadki niimoodi, et algus on see arvamusfaasi lõpp on ja siis on... Siis töötab ära. Siis hakatakse vaatama, kes see tegelane on ja siis tuleb tavaliselt hakatakse mingid asju paika seadma ja tavaliselt seal 10 aasta jooksul ongi, et kas siis on mingi majanduslik asi või on see perekonnas või mingi asi juhtub. Juhtub mingi kriis. Mingisugune suurem kriis juhtub ja siis korra vaadatakse need asjad üle. Aga kuidas teil 33 aastat ikkagi, lahkuminekud, kriisid on nagu ette tulnud, et mis teid nagu siis ikkagi koos on nagu hoidnud, et mis te ütlete, et mis see nagu liim on siis olnud? Et see on, ju siis on koos hea olla. Koos on hea olla, jah. Peab olema lihtne ja mõnus olla, sest ega kui miski asi häirib, siis ju ei jaksa. Ja ka selle lahkumineku ajal sai ju nagu selgeks see, et ikkagi koos oli nagu parem. Et see koos funktsioneerib. Lihtne, selles mõttes, et ikkagi mingisugust tööd olete kõik teinud ju, et just nüüd, et suhet nagu nii-öelda üksteise... No loomulikult, ega iga päev tuleb tööd selle nimel teha, aga oluline võtmesõna kindlasti ongi lihtsus, et oma elu elatakse tihtipeale ikkagi ju ise keeruliseks.
Ja ei pea elama teise jaoks, et partneri jaoks, et tohutult nüüd pingutan, on ju, et siis nagu... see kindlasti ei toimi, et ega sa ei saa olla keegi teine suhtes. Aga 92 aasta, siis oli hoopis teine Eesti. Praegu on nagu nii-öelda teised lood, eks ju. Et kuidas siis nagu nii-öelda, kuidas te seda suhet nagu hoidsite, kas perekond teadis või mis moodi? No ikka teadsid, et no selles suhtes, et... Meil oli õnneks selles mõttes nagu emade ja isadega vedas, et keegi ei vaadanud nagu viltu ja oldi toetavad. Ja no ütleme, et keegi ka päris ka niimoodi ei olnud, et oldi suhteliselt reserveeritud, aga siiski nagu toetaval positsioonil. Et ei toimunud mingit hukkamõistu, et nüüd kõik käis. Millal teie, ma mõtlen, nagu te olete ikkagi nagu, minu kogu teadliku aja olete ikkagi teie nii-öelda nagu paar olnud, eks ju, et kas te kohe alguses ütlesite ka välja selle või? Me ei ole jah kunagi nagu püüdnud teist moodi asja väita, et me ei ole läinud ka niimoodi käest kinni igale poole, aga samas kui keegi on küsinud, siis loomulikult me oleme öelnud, et me oleme paar, et me ei ole seda otseselt nagu afišeerinud või... Okay. Kas on üldse nagu, kindlasti on teie käest seda palju nagu küsitud ka, et kas teie arust, kas on nagu üldse mingit vahet ka, kui on nagu samasooline paar või heteropaar, kas on mingisugust nagu suhte dünaamikates mingisuguseid erinevusi ka või kõik on inimestes kinni, et selles suhtes, et ma arvan, et seal ei ole nagu iga suhe on erinev ja iga inimene on erinev, et siis seal, mis ma küsin? Selles suhtes ma ei saa küll öelda, et seal oleks nagu mingisugused fundamentaalsed erinevused mehe ja naise või mehe ja mehe või kahe naise või mis iganes aktsepteeritud suhte vahel. Küsin niimoodi, et seal me ka koolitustel ja nii edasi, et alati ütleme ka, et teie suhtes võib olla vastupidi, aga et enamasti on niimoodi, et natuke mees on nagu niimoodi ja naine on nagu niimoodi. See on üks Gottmani instituut ka, kes on nagu need paari suhted ülipalju nagu uurinud. Ütleb ka, et mõnes mõttes need stereotüübid ikkagi kehtivad, eks ju, et nad on... Jah, et nad ikkagi nagu on nagu tihti peale nagu saab arvesse võtta. No näiteks meid on mingi üks põhilisi põhjuseid, mis nagu paare nagu lahku ajab, mis vaikselt nüüd ussitab, siuke nagu vimm näiteks, eks ju, mis see vimm tähendab, see on nagu ebaõigluse tunne näiteks. Enamasti see ebaõigluse tunne on näiteks, mis meeste ja naiste puhul nagu tekib, on see, et ebaõiglane näiteks kodutööd jaotus, eks ju. Et naisel on see, et nagu, et ootused, ütleme, või soovid, kuidas asjad oleksid, ei lähe kokku sellega. No, aga siis tuleb ennast väljendada ja teha need asjad selgeks. Selles suhtes tulebki elu lihtsaks elada, seda ma ju räägingi. Et selles suhtes, kui sulle ikkagi ei meeldi, et sina teed süüa ja pärast ka koristad, siis sa ütled seda, et näe, sina koristad, mina teen süüa. Kuidas teil on see? No nii ongi täpselt, et mina teen süüa ja ta juba koristab. On nii, jah? Täpselt nii. Aga kas teil on siis jaotus tehtud, et kes tegeleb siis nagu nii-öelda, et nii, laste kooli asjadega on ja? See on ka niimoodi, et osadel minul söögi tegemine välja ei tule, mul ei ole mõtet sööki tegema. Oled proovinud või? Mu naine ütleb mulle, et kui mul välja ei tule, ütleb mulle, et kuule, et äkki on nagu vähese proovimise. Sa pole pingutanud piisavalt, sa teeskleid. Ei, no küll tal tuleb ka, et kui mind ei ole. Kui ma hakkan reisil, siis ma teen süüa ka, aga ütleme, et väga ühekülgselt võrreldes Mardiga, et selles mõttes. Teil meenid on täna. Ma saan lastelt küll kiita ja asi ei ole nii hull. Meil on ikkagi Masterchefi saate nagu inimene stuudios, et ma saan aru selles suhtes, et see võrdlus kindlasti on nagu... Seda küll. Ei ole võrreldavad asjad. Ei ole võrreldavad asjad. See on siuke nagu mõnusalt nagu ise teil nagu paika loksund ja on täitsa nii-öelda, et ei ole kordagi siukest nagu tülisid või pingeallikas nagu olnud. Kindlasti mingitel hetkedel ka nagu on, aga üldjuhul küll ei ole. Et on mõnusalt selle nagu... Kuidagi on nagu välja kujunenud jah, et üks nagu hoolitseb ja vastutab ühtede asjadest ja teine teeb ja ta juba teab, et sina teed seda ja sina teed seda ja noh. Ma ei lähe pesumasinasse pesu panemast, ma kindlasti panen mingid asjad viltu ja rikun riided ära, et ma parem ei torgi, sest ma ei jaga väga seda asja. Ja... Mul on sama teema kodus. Mul öeldakse, et tule ära. Juba täna hommikul sain jälle, et ma panin rätikud pesema ja oleks pidanud veel sinna midagi juurde panema. Parem siis ei torgi. Et iga aiksed pisikesed asjad on teil ka, mis natuke närve jäävad. Kuidas, kas... Kuigi mõtled, et 33 aastat, eks ju? Et nagu juba siis nagu peaks nii palju asjad juba paigas olema. No kindlasti on. Aga okei, küsime nii, kas te tülitsete ka? Kas nagu tülisi tuleb ka veel 33 aastat? Vahest tulevad ikkagi ju mingid erimeelsused ja siis ega me ju oleme selles mõttes emotsionaalsed inimesed, et siis ikkagi... Aga no ütleme, et ikkagi suhteliselt vähe. Suhteliselt vähe, jah. Aga muidugi tuleb. On loogiline, peabki tulema. Et selles suhtes see oleks nagu ebaloogiline, kui ei tuleks.
Me oleme palju kommunikatsioonist ka nagu rääkinud oma koolitustel ka, ütleme ikkagi, et see on nagu iga suhte vundament ja õpetame, kuidas seda veel paremini nagu suhtesse tuua. Kuidas te nagu, et kui palju teil seda omavahel aega on, omavahel rääkimise aega on? No eks me ikkagi püüame võtta, et loomulikult kui siin lapsed olid veel väiksemad, siis aeg ju kadus põhimõtteliselt ära, aga siis ka tuleb ikkagi leida hoidja ja ma ei tea, minna kinno vahepeal või teatrisse või lühikesele reisile, et seda aega tuleb paratamatult võtta, et mitte ära kaduda kogu sellest. Kuidas te nagu tundsite, et no nii, nüüd on nagu see hetk, et kus nüüd hakkab nagu pingeliseks kiskuma. Noh, miks ma seda küsin, on see, et tihti lugu nagu, kui me läheme sinna lapsevanema rolli, siis uppume sinna sisse. Unustame just ei tohigi lasta uppuda, kui sa tunned, et hakkad uppuma, siis tuleb teha väike muutus. Ja noh, ka tegelikult püüda nagu mõelda, et mis lõppkokkuvõttes sellele lapsele parem on, et kas lapsele on hea, kui sa oled seal ainult 10 küünega tema küljes kinni või tegelikult on tal vaja seda, et ta saaks ühiskonnas ja oma lasteaias ja kui on varsti koolis nagu hakkama, et seal ei ole ju kogu aeg seda vanemat nagu olemas. Kes teeb ette taha ära ja ei tohigi ette taha ära. Ülihea, et sa selle välja tood. Et see on nagu tegelikult ma arvan sotsialiseerumiseks kui selliseks ikkagi väga oluline. Just see ikkagi nagu teadlikult iseseisvaks kasvatamine ka tegelikult. Sest see iseseisvus on täna hästi suur probleem. Mida ta ikkagi suudab ise ära teha, peaks ta ise ära tegema, et algul aitad ja näitad, aga ikkagi, et ei tohi jääda ette ja taha tegema. Too mingi näide ka, mis te teete teadlikult oma lastega, et kui sa iseseisvust kasvatate, on teil mingi siuke nagu teadlikud asjad ka on või ongi see, et lihtsalt, et seisate kõrval ja et vaata järjest erinevaid asju nagu, et kui on laua katmine ja söömine, et siis ikkagi, et nad saavad võtta need noad ja kahvlid ja taldrikud panna ise lauale, siis hommikul pesevad hambad ise, õhtul peseme meie, mingid sellised koolikoti panevad kokku, aga mina kontrollin üle, aga ise panevad, et mingid igasugused järjest nagu asju, riidesse panevad ise, õhtul vaatame asjad valmis nagu, aga ise panevad. Igasugused. Et autonoomia vaikselt kogu aeg kasvab. Ja kogu aeg nagu läheb ju nagu suuremaks, aga et mingi kontroll on alati nagu ikkagi olemas, aga et need asjad saab tehtud. Aga me oleme muidugi selles suhtes nagu need suhteliselt nutivabad nagu siiamaani ja õnneks on ka kool selline, kus nagu siis alles 6. klassis tohib koolis telefon nagu vahetunnil kasutuses olla. Et seal praegu on nii, et kui lähed kooli hommikul, kui sa oled ka seal esimesest 5. klassini, kui sul on ka siis kell või telefon, siis see on terve päeva allgarderoobis kotis. Et koolipäeva jooksul seda ei ole ja meil ei ole ei telefoni ega kella. Et maksimum, mis nad teevad, saavad meil võib-olla telefoni peal midagi joonistada või iPadis. Või pilti teha. Või pilti teha või seda sealt edasi joonistada või etteütlust kirjutada oleme ka teinud seal, kui siin olid need eelkoolis vaja õppida, aga ütleme, et väga eesmärgi põhis. Aga lastel täna, ma saan aru, et nad alles läksid esimesse klassi, ja te käite siis järgi ja viitenad koolis. Ja hetkel veel viin. Ja, okei. Siis ma mõtlen just see usalduse koht, et meil nagu 3 last ja siis 3. juba teisel päeval vanemad õed ees, sama kooli. Et MS, ma ei taha, et üldse kaasa tuleksite, ta tahab juba suur tüdruk. Aga just seal turvalisuse pärast on meil nagu see telefon tal ikkagi olemas. Kuidas te ise selle peale olete mõelnud, et täna lastel ma saan aru, et ei ole üldse. Ei ole üldse, jah. Seal on variandid, võid kella võtta või panda midagi muud. Ma ütlen siin ka selle, et kes praegu kuulavad ja kes meie eelmist osa ei ole kuulanud, siis palun kuulake meie eelmist osa Jaan Aruga, sellepärast, et see on nagu, see lihtsalt paneb teid ümber mõtlema, ma arvan, nii mõndagi ükstapuha, kas teie laps on just sündinud, on 2-aastane, 7-aastane või on teismeline, siis võtke see osa ette ja kuulake ära ja saate väga palju aju kohta, aju arengude kohta teada ja veel paremini teada, kuidas oma lapsi hoida. Väga toreda raamatu kirjutanud ka lastele. Ma lugesin just lastele ette seda, kuidas oled nupukas ja napakas. Ja, osav aju. Jah, osav aju, see on väga-väga tore raamat ja just enne kooli ma lugesin seda nendele ette ja see võttis ka veidikene seda pinget maha. Just Jaan eile rääkis, mis eile või millal ta rääkis meiega ja ütleski, et ta on nagu kehva reklaami tegija, et kui siin jõulukinkidest just rääkida, et siis palun oske Jaani raamat. Tõesti väga tore raamat. Täiskasvatuna raamatud on mõlemad väga toredad, aga laste raamat on ka nende Martini piltidega ja väga-väga väge. Kohe lähme podcastiga edasi.
aga tahtsime sulle öelda suur aitäh, et sa meid vaatad ja kuulad ja loodame siiralt, et see podcast annab ka sulle väärtust ja kasu, et enda lähisuhted veel paremaks viia. Me toome selle podcasti sinuni täiesti tasuta ja et me saaksime ka seda edaspidi teha, siis on tegelikult paar väikest liigutust, mida sa saaksid selle jaoks teha. Vajuta seda follow, jälgi, subscribe nuppu. See on esimene, kõige väiksem samm. Mida sa teha saad. Ja mine ka papsi.ee lehele ja vaata meie koolitusi. Näiteks võta ette päevane koolitus meestele, papside meistriklass, et saaksid oma isaduse, oma lähisuhted viia veel paremale tasemele, sellepärast, et me ju kõik teame, et peale laste tulekut suhtesse nii mõndagi muutub. Et see paarisuhe ei pruugi enam olla endine, võib-olla lastega see lähedus on läinud kuhugi kaugenenud või ka suhe endaga. Ei ole enam päris see, mis ta nagu oli. Siis võtta ette meie papside meistriklass ja lubame, et sealt tagasi koju jõuab hoopis teine mees. Aga nüüd jätkame podcastiga. Aga räägime edasi sellest ka, et 33 aastat eks ju koos olnud, ma eeldan seda, et teil algusest peale nagu lapse saamise soovi nagu, ma ei tea, kas oli olemas või ütleme, te ei mõeld võib-olla? Ei, no selles suhtes, et soov, kui selline lapsi saada, on minul küll nagu kogu aeg olnud olemas, aga ütleme, et mis need variandid nagu oleks ja see oli selline nagu, ütleme, selline soovunelm. Aga nagu elu näitab, kui midagi väga soovida, siis kõik on võimalik. Okei. Ja millal te nagu oligi see umbes 10 aastat tagasi, kui te uuesti kokku läksite, et siis hakkas see võimalus? No see oli ütleme selline, me olime lahus ainult võib-olla mingi pool aastat selles suhtes, et see ei olnud nagu nii pikk aeg. Et see oli ikkagi selline, üks 10 aastat tagasi me hakkasime tõsisemalt selle peale mõtlema. Lapsed on praegu 7 ja 10-11 aastat tagasi, et hakkasime uurima neid variante, et mis siis oleks nagu kõige mõistlikum ja kõige parem, et väga paljudel sarnastel paaridel on nagu meil sõprusringkonnas siis ütleme lapsed siis kas lesbipaaridega aga kahjuks elu on näidanud seda, et hästi paljud sellised kokkulepped on lõppenud kohtus ja väga karmilt ja väga pikka aega, sest see kohtusüsteem võimaldab seda asja ju niimoodi teha, et siis see ei tundunud nagu õige variant meie jaoks. Ja lapsed jäävad sinna vahele, eks ju ka? Lapsed jäävad paratamatult sinna vahele selles suhtes, et... Kui need lapsed on juba olemas ja kui nad on nii toredad, siis kõik tahavad ju nendega kogu aeg koos olla, keegi ei taha neid jagada. Ja siis on see põhimõtteliselt jagamisõigus, sul võib esialgu küll olla kokkulepe, et on pool aega sinu juures, pool aega minu juures ja kasvatame koos, aga lõpuks, kui see laps on nii tore, sa ei taha teda ära anda pooleks ajaks ja siis sa lähed kohtusse ja jumal, aastaid. See ei olnud nagu heteroseksuaalide puhul samasugused näited, et neid kohtuvaidlusi on ju väga palju. See sama, kas või see sama, et isegi see nii-öelda perelepitus, eks ju, mis meil on ju, ongi peredele lahku minevatele peredele nagu teenus, eks ju, ainult 30% juhtudest ta töötab. Et enamus kohtades, isegi kui sul perelepitaja on sul ruumis 3. osapool, ei suudeta seda vimma, seda veha või seda kõike, mis sees on nagu lihtsalt sellest loobuda ja siis see laps, vaesekene või lapseed on seal vahel ja nemad kannatavad. Lihtsalt inimesed ei suuda endast kaugemale vaadata, et see on nagu tõesti nagu ülikurb. Aga kuidas teie siis selle lahendasite ära, et rääkige meie kuulajatele ka, saate kuulajatele? No meie leidsime siis interneti kaudu ikkagi tundus, et kõige mõistlikum on seda asja teha Ameerikas, kus on kõige pikem nagu kogemus sellega. Aga räägid millega ka? No surrogaatemadusega siis, et seal on see ikkagi väga selgelt juba seadusega ära määratletud, kuidas see asi nagu peab toimuma, mis lepingud sinna juurde tulevad ja siis me siis otsisime ühe sellise agentuuri, kes siis kuhu siis pöörduvad nii need naised, kes tahavad hakata surrogaatemaks, kui ka siis need paarid, heteroseksuaalsed, homoseksuaalsed, üksik isad, kes võib-olla ka tahavad saada nagu lapsevanemaks ja kes siis annavad oma avaldused sisse ja siis need surrogaadid valivad siis selle pere, keda nad tahaksid nagu aidata. Surrogaadid ise valivad? Surrogaadid ise valivad, et see toimib nagu niimoodi. Enda kohta annad täisankeedi, kes sa oled, pildid juurde, mis on kogu enda ajalugu ja siis nad ja et see ei ole see, et sina valid need, et sina hakkad minu last kanda. Ma tahan seda panna. Sellist varianti nagu seal ei ole. Okay. Seal valitakse, keda nagu aidatakse, et valib see inimene.
aga see protsess, ma saan aru, et te pidite nagu, noh, et on teie nii-öelda, põhimõtteliselt teie sperma on see mõlema oma, eks ju, on seal, mis läks sisse, nii et põhimõtteliselt teil on kummalgi oma laps just põhimõtteliselt meil on oma bioloogiline, selles suhtes, et see ei ole üldsegi jällegi selle surrogaattagentuuriga seotud, see on viljakuskliinikuga seotud. Et siis järgmine etapp oligi see, et tuli leida see viljakuskliinik ja siis leida munarakudoonor, sellepärast, et surrogaat ei ole samaaegselt munarakudoonor, et ei tekiks nagu seda teistmoodi kiindumust või kui sa oled sünnitanud lapse, siis see ei ole ta ei ole bioloogiliselt sinu laps, kellest sa pead loobuma, vaid sulle ei ole nagu enda geneetilist seost. Siis oli see protsess veel läbi selle viljakuskliiniku ja need kõik asjad, sealt nagu sooviti, me ise ei olnud isegi tegelikult selle mõtte peale tulnud, et selline asi nagu võimalik, et kuigi tegelikult ju nagu loomariigis on nagu paternal twins öeldakse siis selle kohta nagu isapoolsed kaksikud, et põhimõtteliselt, et kus ongi nagu, ütleme, koertel ja kassidel võib olla tihti peale, et ongi nagu erinevad isased, kes on nagu et ühes pesakonnas on järglased, kellel on erinevad isad. See ei ole loomariigis midagi nagu, või siis imetajate puhul midagi nagu võimatut, et selline asi on täiesti nagu looduses olemas. Tavai, seda pole ise ei tea. See protsess, see protsess võttis ikkagi mingi selline paar aastat aega või? Ma mõtlen, et meil käis ju Tomi ja Anni Rahula käisid saates, jagasid enda, eks ju, seda samamoodi kunstliku viljastamise teekonda ja neil oli ega ka aastaid oli see protsess, et kuidas teil oli, kas te pidite ise ka midagi tegema või mis andsite sisendi sisse? Meie andsime oma bioloogilise materjali, et me siis otsustasime, et 3 kuud me ei tarbinud alkoholi, olime eriti nagu sellised tervislikud, et nad ütlevad, et 3 kuuga peaks just mehe organism ja sperma nagu piisavalt just puhastuma, et tõesti anda siis nagu parim start sellele elule. Ja nii see sai tehtud ja meil läks selles suhtes kõik juhtus nagu esimese korraga. Okay. Et selles suhtes ainult see surrogaadi valik, et see üks surrogaat, kes nagu tahtis meid kõigepealt aidata, siis viljakuskliinik ütles, et teate, poisid, aga meie ei soovita teil selle inimesega edasi minna, et me uurisime tema tausta, et ta ise on nagu ütleme selline tugiisik oma emale, õele, lastele, et on põhimõtteliselt ainuke, kes seal nagu vist nagu kogu seda asja nagu toeta. Nagu oma pere ülalpidaja. Et kui seal midagi temaga juhtub, siis see kõik on... Temal on väga suur surve peal. Et see ei ole mõistlik variant edasi minna ja siis me ütlesime selle ise ära. Ja siis kuni teine inimene valis meid. Väga näitusvärk. Ja nagu vaata, Tomi ja Aniga ütlesid, et nad oleks võinud selle protsessi kosta väikse korteri, mis on arvu. Jah, eks selles suhtes... et eks see iga liigutus maksab, kui suured on ka USA-s on kõik need advokaatide kulud, et sa maksad enda advokaadikulud, siis sa maksad surrogaadi advokaadikulud ja kliinikuarved. Ütleme, et konkreetselt see surrogaadi kulu ei ole seal kuigi suur. Põhiliselt on need õiguskulud ja kliinikukulud ja need meditsiinilised kõrvalkulud, et need on nagu märks suuremad. Aga jälle, nagu sa ütlesid, et kui soov on ikkagi suur, on võimalus, nii punkt 1 rahaliselt, eks ju, ja siis ka nagu tekkis see võimalus, eks ju, nende aastatega, et üldse seda protsessi ette võtta. Just ja just see seadusandlus seal on nagu tõesti, kõik on nagu nii ära reglementeeritud, et see ikkagi lõpuni, et seal olid isegi ka sellised, et kui peaks juhtuma see asi, et meiega midagi juhtub selle raseduse ajal, et kes siis vastutab nende laste eest ja ütleme, et seal nagu olid kõik stsenaariumid lõpuni nagu mängitud. Ja Euroopas seda ei oleks võimalik teha? Ja Euroopas seda ei oleks olnud võimalik teha, seda oleks, ütleme, et Ukraina ja Peterburg tegelikult olid nagu sellised kohad ka, kus seda tehakse, aga seal Ukrainaga algaski ju see sõda ja väga paljud sellised surrogaatbeebid jäid sinna nagu lõksu. Sellest ma olen ka kuulnud ja see on päris kurb. Et see on päris hull lugu ja Venemaaga kui saad, siis pigem vist ei asja. Pigem vältida, jah, selles suhtes on nagu see. Aga nüüd on need, et okei. Seda sissi ei laiene praegu. Aga nüüd ongi see, et surrogaat tema kasvatas selle kõhus endal teie kaksikud, eks ju, nagu valmis. Olite siis koha peal sünnituse juures ka? Ja absoluutselt. Ja kõigepealt oli see, et me iga pühapäev vist Skype'isime.
Jaa, kord nädalas kogu käis ju pidevalt raseduse tervisekontrollis, et saada neid tagasisidet sellest tervisekontrollist ja kuulda, kuidas kogu protsess kulgeb, et me olime ikkagi kogu selle raseduse ajal nagu selles protsessis nagu iga nädalaselt kaasas, et nägime teda, kuulsime, kuidas ta ennast tunneb, kuidas kõik läheb, kuidas läks. Kogu perega, nagu tema perega Skype'isime nagu ja teeme seda siiamaani ja käisime nüüd just suvel külas ka lastega. Jah, me olime ammu lubanud, et me lähme sinna Sandaskisse, kus nad Ohio's sündinud on, et kui nad on juba nii 1,20 m pikad, siis seal on USA üks kõige ägedamaid lõbustusparke. Cedar Point, kus on kõige vingemad Ameerika mäed ja kus sa pead olema vähemalt 120 cm pikk, siis nüüd nad mõlemad olid ja käisime Ameerika mägedel. Kuidas sa vastu võtsid? Ei olnud mingi... seal oli õudne, mina ei läinud. Ei läinud? Ja Ildaga ei läinud, meie Ildaga vaatasid. Ei, osade peal ikka väikest. Ikka Ubertiga läksid mõne peal, Ubert tuli näost valge tagasi. Päris jubedad on need mäed seal. Ma käisin see aasta seal Soomes. Seegi on juba see... See oli ka niimoodi, et mul oli Linnanmäel ja siis mul keskmine tütar oli ka fänn, on ja siis esimene oli mingi kiigu, mingi asi oli... piisavalt suur, aga ta hakkas välja kukkuma. Ja see ehmatas teda nii ära, et järgmine see taiga, mis me sõitsime, mis oli äge, et see oli isa, hoia kinni. Ma mõtlesin nüüd endalt ka siit, aga siis olid, teeme ikka ühe veel. Mul endal oli nii suur hirm, et see lendad äkki siit ka minema. Ja, et rohkem ei taha võtta. Aga see Ameerika mäed olid niimoodi, kuidas surrogaatemaga kohtumine? Kas see kohtumine lastele läks midagi korda? Hästi sümpaatne inimene, väga tore oli näha neid kõiki. Et me olime ju vahetult peale laste sündi, me olime seal koha peal ju 6 aega või enne kui me läksime Sandaskist läksime Atlantasse edasi. Siis nad käisid meil ikka kogu aeg külas ja nii palju, kui tal sealt rinnapiima tuli, mis ta pumpas, et lapsed said ka veel rinnapiima. Siis me suhtlesime seal. Te olid jah koha peal, eks ju ka seal, et ei läinud kohe ära? Ja me olime kohe seal Ohio's olime kuu ja seal USA's veel paar kuud. Või olime paar kuud Ohio's? Midagi sellist. Jah, võib-olla 1,5. Päris kõva ettevõtmine ikka. Aga kuidas see... Samal ajal me alustasime USA's firmat ka selles suhtes. Sama hetkel? Sama aasta jaanuaris. Optimeerijad olete ikkagi. Et kui juba laps USA's, siis... Ei no kuule, mis see laste kasvatamine ikka, nagu päiksed beebid, palju aega võtab, teeme ühe ettevõtte ka, kuule, mis sa arvad? Täitsa hullud. Aga kui niimoodi mõelda selle peale, et näed jälle, et me ise ju, teie tegelikult ka, eks ju, nagu meie ka, me ei saa kunagi seda tunnet kätte, mida nagu teilt nagu ema saab, eks ju, kes nagu selle lapse valmis kasvatab, nagu sünnitab, eks ju, et seda nagu sidet, me oomame, aga samas täpselt nagu aru ei saa. Kuidas teil see oli, et nagu see, ütleme, emaduse geen kui selline, eks ju, lööb nagu selle nagu sünnitajal emal, kui sünnitab enda lapse nagu välja. Kuidas teil oli, et saite nüüd need sünnitusmajas need lapsed? Kuidas teil see nii-öelda see kuidagi see emaduse, isaduse geen nii-öelda selles kontekstis nagu välja lõi, kas töötas kohe? Selles suhtes, et seal on nagu, just oli mingi ajad tagasi mingi Iisraeli dokumentaalsari Netflixis sellest, kuidas nagu tegelikkuses, kui nad mõõdavad selle keha keemilist koostist, et niipea, kui sa oled nagu enda peas otsustanud imetajana, et sa oled see primary caregiver, et nagu põhiline väikese hooldaja, siis kõik need su verepilt hormoonid muutuvad selliseks, et sa ärkad öösel iga krõbina peale ülesse, et seal ei ole nagu tegelikkuses... Keha reguleerib ennast ise automaatselt. Ma nägin ka seda meestel testosteroon kukub. Ja kukub lihtsalt ja nagu, et sa võid olla ka vanaema või vanaisa ja kui sa oled nagu see vastutav isik, no isegi võtad väikse koera endale, kuuled ju ka öösel samamoodi seda kutsika nuttu, igat ribinat, krabinat, et isegi siis, teeb oma, et me oleme nii põnevalt üles ehitatud. Okei. Ja kuuled isegi siis, kui ei ole, meil just oli see, nagu võib-olla naise ema koer oli nädalaks hoida ja siis kuulsin ka igast krõbinat ja mulle ei meeldinud see, et uni oli kehva kohe. Ma ise võtsin ka selle, kui mul esimene laps tuli, siis ma vaatasin, et lihtsalt, et nägin, milline on naine siis, kui ta on magamata ja millise naisega ma pean olema järgmine päev samas toas versus siis see, kui mu naine on välja ennast maganud nii palju, kui ta saab, sest nagu ikka vaata öösel pidi imetama ja kõik siuksed asjad. Ja siis ma teadlikult võtsin need öised vahetused enda peale. Mingid gaasid ja värgid ja toimetasin ja siis see tekitas ka mul siukse asja, et ma hakkasingi nende krõpsude asjade peal üles ärkama. Muidugi, täpselt. Aga kes teil nagu nii-öelda seda õnneks niimoodi, et meil oli ka üks abiline, et konkreetselt nagu välja õppinud siis maternity nurse on inglise keeles, siis väike lapse hooldaja siis või õde või
tema oli meil nagu 3 kuud abiks, kes oli nagu professionaal ja selles suhtes me olime siis 3-kesi, meil oli tema oli päris öö, siis üks meist ärkas hommikul 5-6, võtsime siis, tema sai siis magada, nii et me olime 3-kesi 2 lapsega, oli jumal okei, meil oli väga chill. Ja lapsed aga kaksikud ikkagi, eks ju? No kaksikud öeldakse, et see ikkagi on oma, et... Ei, no selles suhtes, et tänu temale ta pani ikkagi väga sellise kindla struktuuri paika. Mõlemad on ühes rütmis. Ja ühes rütmis siis ei ole hullu midagi. Et kui sa lased nendel veel rütmi ujuma, siis läheb asi käest. Aga kui sa oled mõlemiga täpselt rangest ühes rütmis, siis põhimõtteliselt siis kõik asi toimub. No, siis on võimalik. Poole rohkem ette valmistama. Saab ise kiirem olema, tegema need liigutused ära, aga iseenesest, kui sul on ikkagi väga kindel struktuur, siis meie laste puhul see toimis nagu super hästi. Et meil ikkagi sõbrad imestasid, et kui oli ikkagi 8:30 õhtul, me viisime beebid magamistuppa pimedaks ja 5 minutiga nad magasid, et see ei olnud nagu sellist. Mul sõber töötas, sa endal kaksikud said sõjaväärane, siis ta oli sellel hetkel, kui need beebid tulid, oli Leedus oli niisugune aastane teema, siis ma samamoodi, et algus oli ikka crazy, ta ütles, et lihtsalt nagu illiks, ma olen hulluks, sest et naine läks ka kaasa, ikkagi peaksid beebid ja asjad, aga siis ütles, et siis tekkis neil rütm samamoodi, et kui nad sõitsid Eestisse, neil oli põhimõtteliselt iga bensukas asi oli välja vaadatud, nii, siin anname piima, siin on mäguvahetus, siin me nagu lapsi kustutame värgid ja ütles, et sellest tekkis rütm, kus nad taipasid, et tuli ka meelde, et see sünkimine ja siis läks elu läks tõesti ilusaks. Ja siis kui 2 kaksikut on täitsa eri. Muidu üks ärkab, teine magama. See ei ole reaalne. No ei, siis oligi see sama esimene abiline läks nagu ära, tema aeg sai läbi 3 kuud ja siis tuli nagu teine inimene, kes pidi meile nagu pikemaks ajaks appi tulema, üks hiinlanna. Ja tema ütles, mis ei ole vaja, mingisugust tuleb vaadata lapsele otsa, mida ta tahab. Järsku meil olid 2 röökivat last kodus. Ja, asi läks täiesti niimoodi. Ja väga klõpsust läks kõik paigast ära. Paari-3 päevaga. No mingi nädala 2 oli ikkagi, ma vaatasin, et jumal, siit ei tule midagi. Mis te tegite? No panime rütmi tagasi. Täpselt rütmi tagasi. Lõpeta ära, siin ei ole midagi, sa ei vaata otsa. Graafik. On siin ja niimoodi teeme. Tuli tagasi siis? Muidugi, kohe tuli tagasi. Okei, nii et lastele graafik, rutiin. Meie omadele küll oli see nagu, no ma arvan, kui sul on üks laps piisavalt aega või kogu aeg tema jaoks, siis sa saad vaadata iga tema soovi näost, aga kui sul on ikkagi neid 2 tükki ja sul on juba seal 4 inimest, meil oli veel 2 koera ka sellel ajal ja kui sa veel tahad veel oma tööasju ka midagi jõuda teha, et siis kindel graafik on ainukene variant. No tegelikult beebid armastavad seda rutiini ja seda graafikut. Kõik armastavad. Selles suhtes, kui sa ikkagi lähed iga päev ühel ajal magama, siis ärkad väga rõõmsa meelega ilma kellata iga päev. Et me kõik armastame. Absoluutselt. Kuidas, kas oli mingil hetkel saite mõlemad testida ka seda, et üksinda kaksikutega olete ka selle saanud kätte? No muidugi. Kuidas see esimesed korrad olid, kui vanad olid? See meenutab natuke lillesede võistlust. Tuleb võimalikult palju, sa pead teadma, sa pead tegema asjad ette ära. Sa pead valmistama. Sellel ajal, kui ta magab, sa teed järgmised asjad ette ära, et kui nad ärkavad, siis sa jõuad, sest kui sa ette ära ei tee, siis sa ei jõua. Mäletad see esimest korda ka, kui sa üksinda lastega ja siis lapsed olid väiksed, nad veel roomasid, Mart pidi minema USA-sse. See oli vist juulikuus, mina olin Muhus lastega, Mart läks USA-sse messile ja siis oli ikka, ütleme, et kiirel sammul ja ette tegemine. Ja sina läksid siis septembris Pariisi. Aga väga okei oli, ei olnud midagi hullu, aga lihtsalt sa pidid ikkagi ette valmistama ja ette ära tegema, mis võimalik. See on mis see, et ta ennem ei hoomagi, kui lapsi vist ei ole, et kui vähe sul tegelikult tunde nagu päevas alles jääb, et olla nagu produktiivne. Sellel hetkel see rütm oli ju ka niimoodi, et need tsüklid olid lühikesed, mingi 1,5 tundi oli ainult seda ülemis olemis, oli kohe söömine, jälle magamine, jälle see 1,5 tundi. Päeva jooksul oli see mingi 4 tsüklit. Nendel oli, ma ei tea, 6 päeva ühes päevas. Kuidas see nagu paarisuhtele mõjus? Sest et ma saan aru küll, abiline ja värgid on, aga ikkagi seda pinget on rohkem, alustasite ettevõtet, enda elus tean, et me kutsume seda 2 esimest lapse eluaastat, kutsume koomaperioodiks. Paratamatult veidikene ongi, aga seda ju tegelikult tead. Aga kogu aeg läheb lihtsamaks, läheb päris kiiresti. Sa juba tunnetad seda, et mingi 2-3 kuud on läinud mööda ja sa näed, et sul ei ole enam nii kiire ja sul on läinud, sul on enda jaoks natuke rohkem aega. Millal te esimese näiteks, ma ei tea, kohtingu võtsite ette näiteks pärast laste sündi?
või millal tantsite üksteisele nagu? Ja meil oli tegelikult juba täitsa nii, et me saime juba, nad olid 3 nädalased, me läksime nükki passide järgi nendele saatkonda, nii et me saime juba esimesed paar päeva niimoodi. Et noh, ja siis hakata juba selliseid väikseid paaripäevaseid reise nagu teha. Teil on see, eks ju, et keegi ei ole dissi otsas, eks ju, et seal on nagu see nagu võimalus, aga samas nagu kõigil on siit võtta seda ikkagi kaasa, et sellele nagu võimalikult vara hakata paari suhtele need andma. Et jälle, et see, mis enne ka rääkisime, et mis ka lapsele tegelikult kõige kasulikum on. Lapsele on ikkagi kasulik see, kui nagu vanemad on õnnelikult koos, eks ju, mitte see, et need on tühjad kotis silmaalustega, tegelikult tahaks nagu lihtsalt vastu seina rusikaga lüüa, eks ju. Versus see, et okei, ma annan oma lapsehoidjale ära, eks ju, ja võib-olla vaatan, et ühiskond vaatab natuke nimelikult mu peale, et ma ei tea, juba 3-kuuse lapse jätan nagu mingiks ajaks üksinda, eks ju, aga tegelikult on see, et nagu, mis ma muidu seest olen. No samas ütleme niimoodi, et inimesed on kortermajades elanud viimased 100 aastat niimoodi, et sa oled kahekesi ja siis sul on seal väike laps, et noh, see ei ole ka normaalne. Tegelikult sul on ikkagi nagu vaja perekonda ja nagu ümbritsevaid inimesi, vanaemasid, vanaisasid, et selle laps rõõmsalt sirguks nagu. Ja samas nüüd me kasvame, eks ju, meil on vanemad vanaisad käivad ka tööl, meil on oma elud, eks ju. Ja siis nüüd on nagu pole kuskilt võtta seda. No Taivo, sina ju mäletad veel seda maaelu. Minu vanema mäletab samamoodi, ütles, et ega selles mõttes, et kui oli vaja Einale minna, siis sul ei olnud niimoodi, et ma olen siin Mimikuga kodus, et minge teie tehke siis Ein ära. Lüpsid, Einad, värgid, kõik olid ja vanavanemad kartuli võtmised. Heina tegemised. Kogu pere oli, kõik vaatas. Kõik lapsed võtsid ka. Sest et ka lehmad karjamaalt tõid ära ikkagi õhtul lapsed. Ja mina ka, just täpselt samamoodi. Tõmbasid vaia välja ja... Või siis, kui hakkas äike tulema, siis ka lidusid sinna vaatasid, kumb ennem jõuab, kas sina või äike, et saaks selle vaia välja. No lehmad jõudsid ikka, kui läks, siis lehmad olid ikka enne kodus, kui ise. Ise ei jõudnud lehmale järgi aasta. Kuidas see jällegi on, et see kogu selle protsessi osas, et ma tean ka seda, et te olete lastele rääkinud, eks ju, et kuidas, mismoodi kõik, mis tähendab algusest peale, kas nagu ongi põhimõtteliselt kahest alates? Kohe, kui küsiti ju, selles me oleme ju kogu aeg rääkinud Skype'i teel Melissaga ja... Me oleme ka surrogaadiga suhelnud kogu selle ajaga peale laste sündi ja lapsed on olnud seal juures ja nad teavad ju, kellega me räägime. Me ütlemegi, et see on nagu selge, sellest ei ole kunagi mingit teist juttu. Nad teavad, et nendel on 2 emmet, et on munaraku emme ja on surrogaat emme, et nad ei ole ilma emmeta. 2 emmit nii-öelda. Et neil on see, et neil on nagu 2 emmet ja 2 isid põhimõtteliselt selles kontekstis. Ja nad kasvavad isside juures, et issid neid väga tahtsid ja muidu neid siin ei oleks. Okei. Selline see variant. Kas selleks oled ka ette valmistunud, et no ütleme, et saad natuke suuremaks on ja siis sõbrad hakkavad siin uurima koolis, et kuule, mis toimub? Aga eks nad, ma arvan, et on juba praegu lasteaiaski uurinud. On juba Raekoja platsis me saime, või selles, Vabatseva platsis oli selle leesikate prantsulitsemi nende rahvatantsijatega oli üks selline ühistantsimine. Ja siis, nüüd nendel on juba klassiõed ja klassivennad. Ja siis nad said seal Hilda sai oma ühe klassiõega kokku ja ta küll väga auhtelt ütles sellele enda siis uuele sõbrale, need on minu issid. Et seal ei olnud nagu, ja väga ütleme, et nagu rõõmsalt ja toredalt, et seal ei olnud midagi sellist, et nagu, et keegi oleks pidanud midagi nagu häbenema või silmad maha panema, et nagu see kuidagi see, et ma arvan, et ühiskond on ka muutunud, sest ma just alles siin käisin ühte sünnipäeva tegemas kesklinna lasteaias, kus oli ka siis, lapsel oli 2 ema ja kõik need lasteaia lapsed nagu jooksid. Lasted on lihtsam ka. Ma arvan, et seal ongi väga paljudes lasteaedades ja ongi neid juba päris palju, et ikka keegi kuskilt teab, kellel on nagu samasoolised vanemad. Samas, eks ju, et ega selles suhtes, et olgem ausad, et teil endal peab ka ikkagi paks nahk olema. Et kogu selle 90-ndatel ka nagu, ja ma arvan, et te olete ikkagi saanud sihukest, ütleme, kriitikaks, kui nimetada seda ikkagi, ma arvan, omajagu või eksilikult nagu, ütleme, et see põhiliselt on selline anonüümne netikriitika ja ütleme, kes seda saanud ei ole. Isegi kogenud ülalt. Et selles suhtes, ütleme, sellist näost näkku mingisugust viha, ei ole nagu väga olnud. Mõned üksikud juhid. Okei, selge, et see on nagu... Et keegi kuskil mingi auto peale pole sodima tulnud ega... Ei, seda ei ole tehtud. No siis on hea, siis ongi, kui teil on, siin meie lastel on, või teie lastel ka, eks on nagu kindlasti on juba lihtsam, eks ju. Kindlasti. Kuidas te üldse näete seda, et kui nagu, ütlesite ka, et lastel on 2 ema, et kas te üldse näete, kuidas seda
kui kasvatada kahe isana lapsi, et kuidas see ema roll ja üldse nagu sihuke ema figuuri või ütleme naise siis olemasolu laste kasvatus on? Meil on ju väga palju igasuguseid häid sõbrannasid, tuttavaid, kellega nagu mõlemad lapsed saavad väga hästi läbi. Ja on ka hoidja on olnud tegelikult, meil on see mandariini hoidja on ju olnud 2 korda nädalas põhimõtteliselt laste sünnist saadik seal ajal 9-5, kes räägib nendega ainult mandariini keeles, et selles suhtes seal on need figuurid. Ja ta on selline hästi nagu selline kuidagi nagu emalik või vanaema figuur, et selles mõttes, et seda naisenergiat on ka kodus nagu regulaarselt. Ei no vastupidi on isegi selles suhtes, ma küsin küll seda, aga tegelikult ma vastustan ka, et see et teie lastel ongi oluliselt lihtsam sellepärast, et neil on õpetajad on koolis, on enamasti naisterahvad, lasteaia kasvatajad on enamasti naisterahvad, eks ju, et neid naisfiguure tegelikult on nagu rohkem, et vastupidi on nagu rohkem põud, ehk siis kui näiteks kasvata, ja kahjuks on väga palju lapsi, kes kasvavad ilma isata, sest isad lihtsalt kas või jalutavad, eks ju, sealt pildist nagu minema. Et siis neil on tegelikult rohkem seda, et neil ei ole seda nagu meesfiguuri ei ole, keda võtta, eks ju, see primaarset. Et seda on nagu teistpidi. Okei, et teil on see on... Isegi ei pea see pildist jalutamine olema, lihtsalt see kaasatuse koht on nagu nii väike, et juba varasemast ühiskonnast vaata tuli, et kes siis ikkagi kasvatasid lapsi, olid ikkagi emad. Ja isad ilmusid siis pilti, kui oli vaja hakata rihmülekande peal mingisugused asju õpetama või üle käia nagu mingisugused reeglid. Oleneb ka, kuidas sa siis ise nagu selles ise panustad, et kas sa, mida sa ise teed, kas sa ise hoolitsed ja kas sa teed siis, kas sa pakud nagu seda, mida tavaliselt ema pakub lapsele. Et kui sa seda pakud, siis ma usun, et võib-olla väga palju ei ole vahet, kas seda teeb ema või isa. Kui laps on hoitud ja hoolitsetud ja need asjad on tehtud, siis on, ma arvan, et lapsega kõik hästi. Laps tahab seda turvalist kasvukeskkonda, tahab seda turvalist armastuse ruumi, tahab seda hoolitsust saada. Ja nagu Mart, sa ütlesid, eks ju, mis omalt emalt said, eks ju, armastuse ja hoolitsuse, eks ju, ja suure tõenäosusega oskad sa seda ka edasi anda enda lastele, eks ju, et kuna sa oled selles üles kasvanud. Okei. Mart, kuidas sa kirjeldaksid, milline isa Taivo on? No Taivo on kindlasti pehme. Hea isa. Ta on hea isa ja halb. Hea politseinik, halb politseinik. Ei, no ma nüüd halb ei ole, ma olen, ütleme, nõudlikum. Nõudlikum. Konkreetne. Lohutaja ja kärataja. Või siis lohutaja ja nõudja. Et kui lastel kommiisu on peal, siis nad teavad, kelle käest küsida. Kust nagu asjad läbi lähevad. Mis sa arvad, järsku selleks ei jäätise? Nii palav on. Nii palav on mul jahutust vaja. Hakkab tulema. Et Martinid jutuga ei lähe. Midagi veel iseloomustaks? Ei, ma arvan, et ta on väga hooliv ja hea isa. Ega teistmoodi vist ei teagi, aga Taivo, kuidas Mart? Mart on jah nagu selline nõudlikum ja natukene nagu rangem. Okay. Et lubab ka jäätis süüa ja kombi süüa, mitte ei ole nüüd asi. Aga õigel ajal. Aga õigel ajal peale magustoidu. Aga natukene nõudlikum kui mina, jah. Okei. Natukene seda juurde. Aga kuidas teil omavahel siis on nagu need dünaamikad paika seatud, et meil kodus on vahest niimoodi, et mingid teatud asjad on mul naisel nagu libisevad paremini, et ema on ka nagu nii-öelda see leebem või nagu ikka vaata emalikum poole, kui mõned asjad on nagu karmimad. No näiteks ongi kas või taskurahaga või siis selle magustoiduga, et mul on ka niimoodi, et me ikkagi vaatame mikro-makrotoitained ennem sisse, kui hakkab suhkrut sisse panema, või naisel. Issand jumal, tegelikult nad on ju, tublid on ju, tegid need asjad ära, et las nad siis võtavad selle jäätise. Oot. Ja siis need niisugused õõrdumised on, siis me üritame vältida, et see laste ees ei toimu. Et kas teil on ka juba ennem nagu nii-öelda paika pannud tagatavas need, et... No eks me ikka püüame, et ei toimuks, aga vahetuväl ikka toimub ka selles suhtes, eks nagu me oleme kõik inimesed ja mingil hetkel jah, keegi ikka häält tõstab, aga see on ka elu osa, et selles suhtes ma nagu nii väga ei põe selle pärast, et kui sa oskad need asjad pärast ära seletada, miks see nii läks ja... No me ikkagi põhjendame, et ei ole lihtsalt keeldude pärast, aga see on millegi pärast nagu hea. Me keelame seda, siis me selgitame lahti, me keelame seda sellepärast, et kui sa praegu teed nii, siis see on sellepärast nagu, selle jaoks nagu halb. Et kui sa teed teistpidi, siis sulle endale on parem. Loogiline tagajärg. Jah, just, et ta saaks aru, mille pärast me seda soovitame nii teha või nõuame nii teha, sellepärast, et teistpidi on mõistlik. Mitte nagu meil omal ajal oli, et kuule, sina räägid siis, kui kana pissib.
nurka, me ei ütle, mille pärast sa lähed, vaid mine ja mõtle nüüd natukene, mida ma mõtlen, mille pärast ma mõtlen. Aga praegu on juba selles mõttes see ikkagi kannab vilja juba, et söömist alustatakse rohelisest ja sellisest, et ei hakka leivatükist ja ei hakka kartulist, et kõigepealt enne süsivesikut ikkagi teiste asjadega kiudaine alla ja on väga hoolega seda praegu teavad. Väga head juurikate ja salatisööjad. Väga hoolega, ise jälgivad, nad teavad, et see on... Järelikult peab olema hea eeskuju ka siis. Jah, tuleb õigetest asjadest alustada. Oota, aga siis ikkagi MasterChef saates, et mis siis, kuidas me lastele need juurikad ikkagi siis sisse saame? Aurutatult. Ja puhtad aurutatud. See oli ju tegelikult üks esimestest, kui juba sellest nagu piimast läks asi juba esimesteks nagu mingiteks tahkedeks asjadeks. No alguses oli püree, eks ju, aga kohe peale püreed, mis nendel oli kõige suurem lemmik, oli aurutatud kartul, aurutatud brokoli, aurutatud nuikapsas, oli neil täielikult lemmikud. Kõrvid, see siiamaani on, nad söövad brokolit esimesena. Kusjuures minu lapsed ka fännavad, sellepärast, et nad said seda juba beebis saadik. Eriti tubli on mul vanem plikane. Aga väga puhtad maitsed ka samamoodi, ise endalegi meeldib. Just jah, aurutad. Ära keedad, siis on siis ta läheb kohe ja eriti kui keedad tibakene üle, siis ta on juba pruun, aga ta peab ikkagi jääma selliseks ilus, ta läheb ju veel rohelisemaks, kui ta muidu on ja siis on täpselt see õige hetk teda süüa. Ja ta ongi ju väga maitsev sellisel maal. Mis väärtushinnanguid või väärtusi te veel nagu oma lastele peale selle iseseisvuse kaasa annate nagu ellu? No, et kõige lihtsam on elus aus olla. Ausus kindlasti. Suhtes on ka teil ausus. Ja ka heatahtlik. Ja heatahtlikkus loomulikult ja hea soovlikkus teiste suhtes. Mis teil on kaksikud? Nagu sa tea küsida, et kuidas kaksikute sarnasused, erinevused on? No meil on ikkagi täiesti selline päris poiss ja päris tüdruk. On jah? Kas see nagu algusest peale kuidagi? Algusest peale. Mis on siis, et nagu... Me püüdsime küll kõigepealt hallide ja beežide riietega nii pea, kui nad said ise valida. Üks võttis autod ja sinised ja teisel on roosad ja nukud. Ongi nii ja siiamaani. Nagu sellised stereotüüpsed. Üks käib judos, teine balletis ja väga rahul sellega. Okei, nii et midagi seal ikkagi on, et kui sa nagu tuled, vaatad, valid endale selle sinise ja valid... Kuidas neil omavahel on? Mul on 3 tükki. See ikka vahepeal mingi konkurents käib ja ikka mõni Lego klots. No eks ikka veidikene, aga ausalt öeldes kaksikud ja erisoolised, et tegelikult see on selline väga hea kombo. Et meil sõpradel on ka samamoodi poiss ja tüdruk kaksikud ja nemad samamoodi. No ütleme, et see mingid kaklused või vaidlused on minimaalselt. Et nad ikkagi pigem hoiavad üksteist. Väga hoiavad. Ikka õhtul, kui lähevad magama, siis ka kallistavad teineteist ja soovivad hea tööd. Midagi sellised hästi lähedased ja soojad on nagu. No muidugi poiss käib judos ja poiss on tugeva käega, ta vahepeal lihtsalt mängu teeb vahest kogemata ka niimoodi haiget, sest ta on lihtsalt tugevam. Ja ta on. Ja tüdrukud ongi pehmemad ja õrnemad ikkagi, et vahest teeb ka nagu lihtsalt tahtmatult, teeb kogemata liiga tugevalt. Ilus poisil ka vaata, et ta saab juba noorest peast harjutada, kuidas nagu hoida vaata, et õrnemad sugu ka vaata, kui ta on natuke tugevam, eks ju, oma läbi õe, eks ju. Aga kuidas teil lastega on? Me propageerime sükest tegevust ka nagu nii-öelda mängukeeles rääkimine, mürgeldamine. Kas te mürgeldate ka oma lastega? Ralli tagaajamist? Ikka vahest mürgeldame ka, aga mitte nüüd nad teineteisega mängivad nagu nii, vahest on ka selline, et nad on nagu nii teineteise ja oma mängude ja asjadega nagu seotud, et me ütleme, et nagu otseselt nagu võib-olla nii hirmsasti ei mürgelda, aga muidugi, mis me teeme nüüd ühiseid tegevusi, läheme kuskile ratastega sõitma ja kuskil mingid sellised... Hommikuti, kui me ka võimleme, nad ikkagi tulevad juurde koos võimlevad ja veidikene maadlevad. Aga nüüd teineteist otseselt kodus taga ja ilmselt möllu ei tee igapäevaselt, et mis teie enda nagu need rituaalid on, sest hommikul võimlete, mis te teete, et iseennast nagu ütleme siis iseennast hoida, enda tervist hoida, mis te teete? No võimlemegi igapäevaselt juba mingi viimased... 5 tiibetlast teeme viimased, ma ei tea, mingi 7-8 aastat või rohkem. See on hea asi. Et väikest veel lisadega ja siis käime kord nädalas, käime eratreeneri juures jõusaalis ja siis... Mina käin lastega veel tennises korra. Rattaga sõidame päris palju. Siis on ju meil koer, kellega tuleb jalutamas ja veidikene jooksmas käia. Absoluutselt. Just teile lugesin artiklit, mis ta oli, 100 minutit
päevas, mul oli siin alaselg täitsa kutupiilu, 100 minutit päevas jalutust, mitte ei ole isegi mitte sammude hulk üle tähtis, vaid on siis see aeg on tähtis, et hoiab ära seljavalut. Aga see on muideks 5 tiibetlast täpselt samamoodi. Aitab, jah? Aitab väga hästi. Need kohad läbi. Ja ikkagi ta siis nagu need lihased hoiab paremini toonusest, et sul selg ei vaju ära, et hoiab su selga toetab. Aga no jalutamine kindlasti on hea. Pilates värk ka. Mitte jooksmine. Jooksmine on ka ja sörkimine on kindlasti väga hea. Sörkimine küll võib-olla, aga vaata need iga asjaga, kui ma arvan, et ma usun seda, et kui sa hakkad väga palju liialdama, siis liialdamine hakkab lõhkuma. Et selline nagu pehme tervise eest hoolitsemine on, ma usun, et tervislikum. Ma ei ole küll mingisugune spordispetsialist, aga ma ei usu sellesse, et kui sa hakkad nagu üle panema, siis hakkad ennast lõhkuma. Ei, no seal on jälle see, et mis hetkel nagu me ka nagu me oleme võtnud enda tervise rohkem käisile, ütleme, viimased 1,5 aastat oleme nagu väga ei vaadanud igat oma nagu tahku toitumisest alates, eks ju, vereproove teinud erinevaid trennid, et vaadanud, eks ju, aga et see oleks võimalikult nagu enda kehaga arvestav, eks ju, mitte see, et ma nüüd mõtlen, et kuule, et ma olen nagu ennast käest ära lasknud, eks ju, aga võtaks ennast kokku, paneks ennast triatlonile kirja poole aasta pärast. Et see on hullumeelsus. Lõhub ära ikkagi. Sellega võtab selle nagu nulli ära. Aga teil on niimoodi, et te ju töötate koos, eks ju, teete ettevõtet, ma eeldatavasti on praegu ka, eks ju, aasta üks kiiremaid aegu kõike. Kuidas te seal neid nagu piire tõmbate, et teil on nagu lapsevanemad olete, nüüd on sohe, nüüd olete töökaaslased, et kas kõik on hägustunud kokku või te kuidagi vaatate ka, et seal ka kuidagi tasakaalu hoida, et okei, et tööjutud jäävad, ma ei tea, kontorisse. Me püüame muidugi teha nii, et tööjutud jääksid kontorisse selles suhtes, et eriti nüüd, kui on lapsed, et varem muidugi oligi väga palju rohkem kõik nagu tööga seotud, aga nüüd jääme ikkagi kodus. See on kuidagi kindlalt reglementeeritud ka, et nüüd on mul hakanud nagu nii-öelda vähe laadnamaks elu minema, aga mul oli kodus koos naisega töötasin. Ja siis see oli ikkagi kippus ära libisema see asi. No jah, eriti kui kodus seda teha, siis meie käime ikkagi igapäevaselt nagu kontoris, et selles suhtes, et see keskkonna... Kodukontorit ei tee. Ja, võimalusel ei tee. No siis ongi, siis hoiab seda kodukeskkonda, nii-öelda, ma ei tea, kui selle puhtana jutumärkides või nagu selles suhtes sellest tööjutust. No minul oli wake up oli siis, kui mul naine ütles, et kuule, et me pole üldse aega koos veetnud, võiks midagi teha. 24/7 koos. Nalja teed, mis aega, veel on ju. Magame koos, hommikul saadame lapsed kooli, siis me nagu keeme kuskil, teeme hommiku-ringi ja jalutame ja sööme. Mis aega, siis ma sain aru, me oleme liiga palju koos vales energias. Kodukeskkonnas, et me oleme just, me peame nagu nii-öelda paarisuhteliga panustama. Meil selles mõttes on see elu ikkagi nii seoses tööga nii mitmekesine, et 2 korda aastas tuleb minna USA-sse, 2 korda aastas tuleb sõita Aasiasse, et ütleme seda keskkonna vahetust ja see teeb selle, ütleme, et see segab seda pilti kogu aeg nii palju, et nagu sellist pidevat rutiini ei saagi tekkida. Oled jälle kuskil 2 nädalat ära, 1,5 nädalat ära. Siis on 2 nädalat või 2 korda aastas on ju Pariisi, 1 kord Frankfurt. Kas lapsed käivad kaasas teil? No siiamaani nagu käisid, nüüd siis kuidagimoodi püüame ühildada koolivaheaegadega ja et üks läheb võib-olla varem ja teine tuleb hiljem tagasi ja ütleme, et seal kabetame seda veel paika. Proovite saada. Väga hea. Aitäh teile, et te täna meile külla tulite, meil hakkame saadet kokku võtma. On sul, Illimar, midagi küsimuta? Meil on lõpus on alati siuke väike pisikene nimetame seda väikseks kähkuka sektsiooniks. Paar väikest, väiksemad küsimused, et lõpetate laused. Et me ütleme lause ette ja siis vaadake, mis nagu tuleb. Et kõigepealt sulle, Taivo, et üks väga hea isa kõige tähtsam omadus on? Rahulikkus. Rahulikkus, väga hea. Mart? Hoolivus. Hoolivus. Ja ühe väga ägeda paarisuhte salajane koostisosa? No vastastikune meeldimine, ma arvan. Kas sul? Palju asju. Väga palju asju. Ei saa ühe asjaga hakkama, ei saa. Ütle 3. Väga palju asju. Ütle 3.
Oota, kuidas see oli? Keegi üks mees ütles niimoodi, et kui voodis on kõik hästi, siis on kõik hästi. Ilus. Meil on isegi stuudios käinud. Üks Vello Vaher ütles. Just täpselt, temalt ma seda just Vello Vaher ütles. Täpselt, tema seda ütleski. Need on tema sõnad. Õigemini isegi need pole Vello sõnad, vaid need on Vello ema sõnad. No nii, Vello kuldsed sõnad. Ja Vello ütles meil ka podcastis seda. Aga jah, okei, väga ilus. Ja siis teine nii-öelda koht, et Mart, sulle siis üks parim kingitus, mida vanem saab lapsele ellu kaasa anda? Jah, enda aeg. Enda aja. Kohalolu, eks ju. Just. Hoolivusarmastus. Hoolivusarmastus. Ilus. No sama see heatahtlikkus ka, mis te andsite kaasa, eks see on ka nagu ilus nii-öelda oma lastele kaasa anda, et heatahtlik suhtumine nii-öelda teistesse ka. Ja siis viimane küsimus teile läheb see nagu valatult, sest ikkagi 33 aastat koos olnud, et üks nii-öelda, mis on kõige olulisem, et kuidas hoida kirge pikaaegses suhtes? Võtta aega. Ja olla ausad teineteise suhtes. Et ausus on ka kire, nagu ütleme siis siuke kireleegi kütus. Jah, ma arvan küll, et on. Kuidas teil suhtes on olnud? Ausus on üks põhiväärtusi samamoodi, et... Ikka on, jah. Et ei ole nii-öelda sealt teel libisenud, ei ole, et ei ole tulnud, et neid... Me oleme kõik inimesed. Olete ikkagi. Hästi öelda. Aga jah, kõik ainult inimesed. On, jah. Ei ole veel siin AI-ga. Küll varsti tulevad need abielud. Küll varsti. Juba, ma arvan, et juba sõlmitakse. Jaan Aru podcastis rääkisime ka sellest, see oli nagu väga nagu... Ausus igas olukorras. Ausus igas olukorras, jah. Ausus igas olukorras, isegi kui see haiget teeb. Kui on valus, jah. See ikkagi viib edasi. Muidugi. Täpselt. Sest et vastasel korral see hakkab pooma. Kuidas teil, nagu mul tuli meelde, et see, et kui nagu jälle, et jälle ei taha kuidagi nagu öelda, et on üht ja teistpidi, aga uuringud ütlevad ka, et näiteks, et heterosuhetega võrreldes, kui on samasoolid just mehed paarid, siis on seda monogaam ei ole nii au sees. Et kuidas nagu teil, kas teil on see monogaam ei olnud ikkagi suhteväärtusi ka või on pigem just see ka andnud pikaaegsele suhtele nii-öelda seda kirge kõike, et on nagu avatus ka suhtes? No ikka au sees on, ütleme, et au sees on ikkagi nagu oluline. Samamoodi. Et see ikkagi on nagu, sa hoiad ka midagi. Et ta annab nagu juurde, et sellele nagu suhtele, et on samamoodi isegi enam ka, et sa saad suhtega järjest minna ühe suhtega, eks ju, sügaval. Te olete ka 33 aastat tegelikult 11, eks ju, nagu järjest sügavamalt arvatavasti tundma õppinud, eks ju, et seda lähedust tekib järjest juurde. Okei. Aitäh teile, et te meile külla tulite. Meil on väga hea meel teid siin stuudios võõrustada ja meil on kingitus teile ka, et mõlemad saate võtta endale oma aega, minna Kohtingule ja Kohtingule saate minna sellisesse kohta nagu Kaja Kultuurikeskusesse teha ühe mõnusase mõtterännaku läbi, ehk siis saate ennast mõnusalt pikali visata, kuulata väga head muusikat ja vaadata, mis enda sees toimub ja natukene iseennast paremini tundma õppida ja võib-olla tuleb teil üksteise kohta ka nagu häid märkamisi, mida üksteisega jagada. Nii et saate võtta endale aega ja anda siis paarisuhtelise endale. Nii et saate ette võtta siukse mõnusa rännaku. Nii et suur aitäh, et meile külla tulite. Ja teile, kes te meid kuulate ja vaatate, aitäh, et ka teile, et meiega olite. Kui saade korda läks, kindlasti jagage teistega ka ja loomulikult seda jälgi subscribe nuppu vajutage. Vaadake meid Instagramis, külastage meie kodulehte ja kohtume teiega juba 2 nädala pärast. Aitäh teile!